Liigume edasi ja nüüd mõnes mõttes teeme pöörde oma teemades, aga tegelikult mitte kaugele. Ehk et kui siiamaani on hästi palju olnud juttu turismiettevõtjate poolt ja turismi arendajate poolt, siis nüüd tuleb meile rääkima psühholoog. Ja Annika Klemets räägib meile sellest, et mida pakub kontakt loodusega meie klientidele. Nii et Annika on siin täitsa olemas. Et ole lahke, jaga meiega seda vaadet ka. Aitäh ja tere kõigile. Viimati rääkisin mikrofoni ees nii paljudele inimestele 15 aastat tagasi Eesti jaekaubanduse arengutest. Et igaks juhuks seda mikrofoni kätte ei võta. Aga mina siis võib-olla alustaksin sellega, et tõesti me oleme nüüd nii palju nagu selles infovoos siin olnud ja nii inspireeritud ja nii palju on kõike tuld, et alustaks selle lausega, mida minu poeg, 17-aastane poeg mulle kogu aeg ütleb, kui kõike on hullult palju ja kui ma hakkan nagu rapsima ja rööprähklema, siis ta ütleb mulle, et just take some deep breaths, smile and stay mighty. Et ütlen seda endale ja ütlen seda teile. Maailm muutub, et oma lastega rääkimiseks pean õppima ka inglise keelt. Ja saame aru, et turismi seisukohast on hea. Turism minu jaoks on uus valdkond. Marilyn kaasab, et muidu siis viimasel ajal olen töötanud psühholoogina ja mind huvitab selline sektor väga. Loodan, et kunagi see areneb ka Eestis, et võib-olla peale seda ettekannet tekivad mingid mõtted ja koostööd. Ja sellest me tegelikult oleme kõik siin täna juba kuulnud ja rääkinud ja selle nimi mujal maailmas on siis green gear ehk siis rohehoid. Ja kui ma nüüd nagu rohehoid või rohesekkumised, sellel ei ole tegelikult eesti keelde nagu väga head tõlget. Eestis ei ole keegi selle sektoriga väga palju tegelenud, aga räägin natuke sellest valdkonnast. Et siis green gear on siis selline nagu suund väga arenenud paljudes riikides, väga suur katuseorganisatsioon, kuhu alla kuulub ka loodusturism paljudes riikides. Ehk siis see puudutab inimese vaimset ja füüsilist tervist ja heaolu. Ja need on nagu teadlikud looduspõhised sekkumised. Vahest mult on küsitud, kui ma olen Eesti Loodus- ja Loomateraapia Keskuses teinud siis nii-öelda loodust kaasavaid praktikaid ja kui me nimetame seda nagu näiteks metsateraapiaks või loomateraapiaks, et kas te teete teraapiat inimestele või te teete loomadele või te teete metsale, siis tegelikult on see väga nagu asjalik küsimus, et jah, me teeme võib-olla teraapiat inimestele, aga mets ja loodus ja loomad on sama olulised. Ehk siis mina nagu teengi rohkem teraapiat ja olen terapeut, teen rohkem teraapiat inimestele, aga selleks, et ja töötan koolis, Vodja koolis ja see on metsas, selline mõnus metsakool mõisapargiga. Meil on palju noori vaimse tervise teemaga, kes ennast seal nagu nii-öelda toetavad ja õpivad ja meil on rehameeskond, kus ma siis toimetan ja siis annan metsale tagasi, olles siis Eesti Metsaabiks organisatsiooni selline aktiivne tegutseja liige. Siin Aegviidus elan metsas ja olen turismivaldkonnaga värskelmalt seotud siis meie loomemaja kaudu, et kes tahab pärast tulla rääkima, siis natuke esitleme. See on selline kogukonna maja, uus ja värske, et alles avame. Ja siis teen koostööd ka Põlistarkuste rahvaravikooliga, kus õppisin just mindfulnessi ja nüüd lähen okstest punumise ja loodusehituse töötuppa ja nii edasi. Ja Visit Kõrvemaa ja Marilyniga on ka hästi toredaid nagu mõtteid ja sünergiaid.
aga sektor siis lajatan siia selle kribukrabu slaidi, aga see on nagu sisaldab väga palju, et kõik saavad ilmselt selle esitluse ka, et saab nagu uurida, puurida, et näha on siis mida see Green Gear siis nagu sisaldab, et kes kuhu ennast positsioneerib. Punase hüüumärgiga sellised nagu kastikesed on tegelikult nõuavad nagu sertifikaati, et ma ei saa öelda näiteks, et ma teen metsakümblust, kui mul ei ole selleks sertifikaati. Ma ei saa öelda, et ma olen mindfulness ekspert või teen mindfulness nagu praktikaid, kui mul ei ole sertifikaati, ja ka loodusteraapia on sertifitseeritud ja nõuab nagu eraldi väljaõppeid. Aga samas nagu siin allpool, ja siis on nagu 2 kontakti loodusega, on siis kontakt rohkem nagu suunatud metsiku loodusega või kodustatud loodusega, mis on siis nagu aiandusteraapia, selline nagu teadlik farmindus, kus nagu rõhk ei ole siis loomade kasvatamisel või toodangu saamisel, aga pigem selline inimesele võimalus ennast nagu avastada või saada paremaks või teadlikumaks inimeseks või terveneda. Tarmo tõi siin ka välja, et uus suund on see, et me ikkagi tahame natukene nagu töötada endaga ja enda nagu sellise teadlikkuse arenguga. Ja siis jah, selle Green Gear Soomes on näiteks organisatsiooni algase loodusturism, kus siis ongi wild swimming, wild camping, hiking, mägedes käimine, ja meid koolitasid sügisel Norra ja Taani seiklusteraapia ühingute eestvedajad. Ja mul on väga vähe aega, nii et väga pikalt ei räägi, aga ka nemad teevad nii-öelda teraapiat, aga samas ka tegelikult pakuvad seda sama teenust ja võimalust ka nagu turismisektoris natukene lühemalt. Et selline nagu suund siis on see ja sisaldab. Ja siis suured vallad metsateraapia vallas, võib-olla ka Tarmo Maaülikoolis mainis, et on küsitud valdkond nagu see loodusteraapia, metsateraapia, mida mina siis õpin siin keskmises organisatsioonis Forest Therapy Hub, mis asub Barcelonas, et olen praegu seal õpilane ja omandan siis seda forest therapy, mitte forest bathing, vaid mind huvitab nagu teraapia pool sertifikaati, kõik saavad õppida, veebis saab õppida ja maksab 2100 eurot näiteks. Toon lihtsalt näite, kui sa tahad oma valdkonda nagu laiendada, teadlikkust sisse tuua, aga on ka teisi suuri organisatsioone ja keskusi. Ja siis jah, see Soome Green Gear on organisatsioon, kuhu ma pöördusin, ma ei ole veel vastust saanud, tahaks külla minna ja vaadata, mis nad teevad, et neil on 2 suunda, nad on siis igas nagu selles Soome vallas, et nad tegelevad nii haavatavate inimgruppidega, siis eakad või sisserännanud või vaimse füüsilise erivajadusega inimesed või siis ka tegelikult lihtsalt üldiselt inimese vaimse füüsilise heaolu toetamisega ja sinna alla käib see loodusturism, on ju. Ja siis võib-olla ka miks see nagu kontakt loodusega on siis nii oluline, on siis see, et tegelikult inimesed järjest eemalduvad sellest kontaktist loodusega, uuringud näitavad, suured rahvusvahelised uuringud, Eesti ei ole seal sees, aga Ameerikas kuni selleni välja, et on pandud psühhiaatriline diagnoos nature deficit disorder, mis on siis tekib nagu vaimne nagu selline depressioonilaadi nagu häire sellest, et sul ei ole kontakti, ehk meil on seda kontakti nagu väga vaja, me oleme 100 000 aastat olnud kontaktis loodusega, osad loodusega. Ja siis neid uuringuid on tehtud, Eesti ei ole seal osalenud, aga see seis nagu halveneb, lastel ka on kõige parem kontakt, aga see halveneb ja näiteks Inglismaal 1 laps 5 omab nagu kontakti loodusega, ehk see nagu mõjutab tegelikult ja on uuritud, et mõjutab nagu kogu inimese edasist elu ja kõige rohkem mõjub nagu see kontakt sellele, et on seos nagu, et inimese üldine heaolu
siis ja seos ka nagu sellise planetaarse distressiga, et me oleme ise stressis ja me põhjustame nagu kannatust ka loodusele, meie planeedile. Ja põhilised võtmesõnad siis, mis meditsiinisüsteemi ja igale poole süsteemidesse tulevad, mis on nagu tõestatud tõhususega, on siis metsateraapia, mindfulness ehk meelerahupraktikad ja meditatsioon, siin olid ka märksõnad sees. Et metsateraapia valdkond on tegelikult Jaapanist pärinev ja on üsna vana nagu sekkumine. Eestis on ainult üks sertifitseeritud metsateraapia spetsialist, nii palju kui ma tean, Kadri Mägi-Lehtsi, et võib-olla on mõni veel. Kiirelt lihtsalt natukene uuringutest ka, et niikuinii, kui me viime oma kliendi metsa, siis ta saab sellest kasu juba praegu, et kui sa oled nagu sellest teadlik, et uuringud näitavad siis, et looduses on siis taime inimese biokeemia suhtlevad ja me saame siis taime terpeenide ja fütonsiidide ehk nende eeterlikud õlid ja nende immuunsüsteemi osad hakkavad meie immuunsüsteemiga tööle ja hakkavad meile pakkuma seda, mida meil on nagu vaja nii vaimse kui füüsilise keha tervendamiseks. Ja siin on veel palju kasusid nii meie füüsilisele, vaimsele kui sotsiaalsele tervisele ehk siis palju uuringuid, et parandab erinevaid nagu vaimse füüsilise tervise nagu seisundeid ja ka toetab meid sotsiaalselt, vähendab üksildust, et on nagu väga-väga palju neid uuringuid ja infot. Ja mis mind huvitab on see, et ma looduses, ma uurin nagu heaolu hormoonide teemat, kuna ma olen koolis ka inimeseõpetuse õpetaja, siis noortega katsetame, et looduses kümblemine, milliseid hormoone, see on hästi peen tabel, aga te saate selle endale lihtsalt see, et ma saan seda teha natuke teadlikumalt, et kui ma näiteks looduses vaikselt kuulan või mediteerin või kuulan linnulaulu, et siis ma toetan dopamiini, kui ma liigun pool tundi aktiivselt, siis ma toetan endorfiine, kui ma kallistan puud või kümblen samblas, siis ma toetan oksütotsiini. Nii, 1 minut on jäänud, slaide on palju, aga võib-olla siis räägin lõpus lihtsalt sellest, et kõige tähtsam nagu seal sekkumises on meeled, et me kasutaksime aktiivselt ja teadlikumalt oma meeli, avaksime, oleksime natukene, kes tahab, siis saab õhtul tulla proovima, et teeme ühe sessiooni läbi, et avame meeli ja saame nagu selle parema kontakti ja alati on hea ka mingi loovtegevus võtta nagu lõppu, et inimene saaks ka kontakti mitte oma selle ratsionaalse meelega, aga ka alateadvusega ja võib-olla sellega, mida ta sõnaliselt ei oska nagu väljendada, et saab väljendada loominguliselt ja siis natukene lõbus on mul ka raamatuid, et ma ise olen selline raamatuinimene, et siis on ingliskeelseid toredaid raamatuid ja on ka eesti keeles väga toredaid raamatuid, mida saab nagu lugeda, kus saab võtta neid harjutusi ja hakata lihtsalt tegema, et ei pea minema kohe sertifikaati omandama ja mina tänan sind väärtusliku tähelepanu eest. Aitäh!